Foto- ja videomaailm on suur ning teekond lõputu. Küll aga varakult saab selgeks ühe komponendi tähtsus. Paljud professionaalid ütlevad, et tehniliselt just see ongi see, mis teeb fotost foto ja videost video. Muidugi räägin heast valgusest. Kas tehisvalgus stuudios välkude näol või kuldne tund õues loojunud päikese kujul? Hea tulemuse jaoks vajame nii kunstilisest kui tehnilisest seisukohast head valgust. Lühidalt öeldes, hea pildi kättesaamiseks valime asukoha ning aja, mil valgus hea. Kui see pole võimalik, siis kompenseerime puudujääki tehisvalgusega. Tundub loogiline. Aga mis siis, kui sa oled dokumentalist ning pead filmima või pildistama kuskil pimedas põrgus? Jääb ära, pole midagi teha. Tegelikult üks variant on. 2013 tutvustas Sony maailma kõige väiksemat, vahetatavate objektiividega täiskaaderkaamerat A7. Pool aastat hiljem aga tutvustati midagi utoopilist. Sony A7S. Kaamera kui Batman, mis tunneb end pimedas hästi. Täna räägime A7S2, mis hetkel on viimane versioon. Kompaktsesse aparaati on mahutatud 12,2 megapiksline täiskaadersensor, mis on stabiliseeritud. Tagumisel küljel asub suur kogus nuppe, mis peaaegu kõik on oma äranägemise järgi seadistatavad. Suur ekraan, mis ei allu puudutustele ning liigub naljakalt. Ja elektrooniline pildinäidik. Kaamera on võimeline videot salvestama paljudes erinevates formaatides. Ning S-Log pildiprofiil, mis salvestab video väga detailselt. Kõikide võimaluste ja tehniliste aspektide väljatoomisel muutuks see video väga pikaks. Allkirjelduses on hunnik viiteid, neist igaüks lahkab selle kaamera erinevat külge. Süveneme kogemusse. Sony tegemistel olen ma aastaid imetlusega silma peal hoidnud ja lugenud palju lugusid, kus pro-fotograafid ja videofännid on teinud Nikoni ja Canoni pealt hüppe. See on siiani tundunud pigem tähelepanu otsimisena, mitte praktilise kaalutlusena. Canon ja Nikon teevad suurepäraseid kaameraid. On ammu sisse töötatud süsteemidega ja torude ning varustuse kättesaamine on imelihtne. Teist perioodi alguses olin ma kõike muud kui vaimustuses, sest et olen harjunud pigem korraliku peegelkaameraga. Sony aga kätte ei istunud, menüüd olid segased ja nupud täiesti pudru ja kapsad. Sundisin end teda kasutama ning käisin õhtuti katsetamas, kuidas pilt ja video väga halbades valgustingimustes välja näevad. Tõepoolest, ISO kannatas korralikult ülestoomist ja see vähene müra ei kaotanud ära detaile, vaid andis väga mõistliku kvaliteediga fotod. Nuppude funktsioone muutma ei hakanud meelega, sest soovisin pigem konkreetse seadme kogemust nii, nagu Sony ette näeb. Menüüd üritasin seal minimaalselt sorida. Huvitav asi, mille avastasin esimesel õhtul. Mõistliku objektiiviga on S2 väga kompaktne ning aktiivne kaasaskammine vajas 0 pingutust. See on positiivne, sest niisama ringi jalutudes pole ma aastaid kolakat peegelkaamerat kaasas kandnud. Tänu väikesele kestale oli S2 kogu aeg kaasas ja õnnestus paar väga ägedat klippi filmida. Selle kogemuse käigus õppisin nautima fookuse abilist, zebra, mis näitab üle- või alavalgustatud ala, erinevaid kaadritihedusi ja muidugi S-Logi, mis lihtsas keeles on lame pildiprofiil, andes võimaluse järeltöötluses näidata heledas ja tumedas osas nii palju detaile, kui ise soovid ning mängida värvidega vastavalt oskustele ning maitsele. A7S2 peidab endas palju võimalusi ning eeldab, et seadistad kõik vajalikud toimingud füüsiliste nuppude alla. Ehk teed selle kaamera enda omaks. Hääletoonist võis aru saada, et ma olen vaimustuses. Väikesesse kesta on paigutatud väga võimekas kaamera. Hetk tagasi tõin mõned esmased mured, millest enamuse olen ümber lükanud. Teatud kitsaskohad muidugi on ja jäävad. Objektiivide ja muu lisavarustuse kättesaadavus. Õnneks on saadaval niinimetatud üleminekud, et kasutada teise bajonetiga torusid ning Sonyle toodetavate torude nimekiri täieneb. Fotode resolutsioon on väike, aga suurte fotode jaoks on Sonyl teised kaamerad. Näiteks viimane A7R, millel on 42 megapiksline sensor. Automaatne fookus videos on väga keskpärane. Ekraan on veidi vananenud ning puudutustele ei allu. Kaamera sisse lülitumine võtab võrdlemisi kaua aega. Aku eluiga on täpselt selline, et neid tuleb peoga varuda. Ja kui soovid kasutada kõrget kaadritihedust,
Et saada aeglustatud video, tuleb arvestada 2,2-kordse suurendusega. Aga suurim mure on selle seadme vanus. A7S2 on turul aastast 2015 ja tänu sellele olen kindel, et see aasta tuleb mudeliuuendus, mille käigus parandatakse kõik need probleemid. Kelle arsenalis meie seda kaamerat näeme? Videoentusiastide ning inimeste, kellel on vaja halbades valgustingimustes pilt kätte saada. Sobib ta muidugi ka fotograafile, aga siiralt usun, et niisama pildistamiseks on paremaid ning odavamaid võimalusi. Üritasime võimalikult palju emotsiooni edasi anda, mis tekkis selle lühikese 2-nädalase testperioodi jooksul. Kindlasti kommenteeri, milline arvamus või kogemus on sinul Sony kaameratega. Ning kui tunned, et see liiga raske pole, vajuta ka subscribe nuppu. Tänan tähelepanu eest!